Liisbet Puust, Pärnu korvpalliklubi esindusmeeskonna füsioterapeut. Liisbet, kas sa mäletad, mitmes hooaeg sul nüüd on käsil? Mul on 3. hooaeg. Sa tulid koos Priit Venega? Tulin. Kuidas üldse sind meie esindusmeeskonna leiti, et kes su tõi või kuidas üks füsioterapeut üldse leitakse meeskonna juurde? Nagu tavaliselt, ma arvan, tutvuste kaudu. Valdo Järveküll kandis teada, et Pärnu korvpalliklubi otsib füsiot. Helistasin Maidule, leppisime kokkusaamise kokku ja põhimõtteliselt selle nii-öelda tööintervjuu lõpuks oli mul arstikohver läbi sorteeritud ja trenniajad paigas, millal ma tulen ja nii ta läks. Kas vastab see tõele, et Pärnu linnas on tegelikult füsioterapeutide puudus? Ma ei tea, kas just puudus, aga võib-olla siis spordifüsioterapeutide puudus täpsemalt. Et järjest mind leitakse siit. Jah, me teame, et sa ei ole ainult meie päralt, aga sellest natuke hiljem räägime, mis koolid sa oled lõpetanud, kuna sinu CV-st me ju näeme, et seal on päris kirjud read. Lõpetasin siis Tartu Ülikooli bakalaureuse kraadi. Pärast seda läksin Belgiasse Lööveni ülikooli ja tegin seal spordifüsioteraapia magistrikraadi. Sa lõpetasid oma keskkooli ka kuldmedaliga? Jah. Ning mingi jutt on ka cum laudest olnud? Magister tuli cum laudega, jah. Magister tuli cum laudega. Pärnul on vedanud. Sellest aastast oled sa, meie juures on mõnevõrra vähem kui eelmised aastad, et kuidas sa oma aega praegu jagad, kelle vahel? Jagan Pärnu korvpalliklubi, Pärnu võrkpalliklubi ja Eesti Sõudeliidu vahel. Eelnevad aastad sa oled töötanud ka taastusravikeskustes. Jah. Kuid otsustasid nüüd siis, et oled ainult spordilainel. Ja lõpuks kujunes nii välja, et ma saan oma elu ära elada lihtsalt sportlastega töötades, et ei pea kõrvalt veel kuskil tööd rabama. Sportlastega töötades ma küsiksingi sinu käest, milline on sinu päev, kui sa pead tulema korvpallitrenni, et mis on sinu ülesanded enne trenni ning pärast? No see täiesti oleneb, mis kellelgi probleem juhtub olema. Vahel harva teen siin soojendust, aga põhiliselt on ikkagi individuaalne töö nendega, kellel mõni vigastus juhtub olema. Ning pärast trenni? Täpselt samamoodi. Et kõiki mehi venitama ei pea? ja massaaži on ka parem teha pärast trenni, mitte enne trenni. Kui palju üldse mehed nii-öelda sind kasutavad, et kui palju sa pead nii-öelda neile kätt külge panema? No, oleneb jälle täiesti... Aga praegu tundub, et suht palju. Kui ma siia vahele küsiksin, siis kes on sinu meelest meil hetkel kõige paremas füüsilises vormis? Ma arvan, seda peaks Eiko käest küsima. Aga sinu arvamus, kui sa... Kõik on tublid ju. Ega keegi ei lähe mitte maksimumi andma. Võtame mängupäeva, et rääkisime nüüd treeningust, kuid mängupäeval oled sa põhimõtteliselt esimesi, kes on kohal ja viimasena sa põhimõtteliselt saalist lahkud, et mis on sinu ülesanded? Jälle tegeleda nendega, kellel enne mängu midagi remontida on vaja. Teibid kinni? Teibin kinni, masseerin soojaks, annan rohtu kui vaja ja teen siis mängueelse soojenduse. Kui palju peatreener siis usaldab meestel nii-öelda ettevalmistusi tegema? No ma loodan, et ikka ehk veidi usaldab. Kui palju mehed nii-öelda sind üldse oma meeskonda võtnud on, sest et tegelikult on ju korvpall meeste mäng ja siis on niisugune õbluke füsioterapeut seal vahel, et me oleme näinud publikus, kuidas te omavahel seal naerate, et mis te räägite mängu ajal? Eks me kommenteerime mängusituatsioone. Kui palju sa seal pingi otsas või meeste pingi taga ise süvened mängu? No mängu ikka süvenen korralikult selles mõttes, et pulss on kõrge ja närv on sees ikkagi. Et ikkagi oma meeskond? No loomulikult. Kui me nüüd natuke sinust räägime, siis kui palju sa ise sporti teed? Millega sa tegeled? No nii palju kui aega jääb, eks ma jooksmas käin. Ja ega väga paljuks rohkem ei jäägi aega. Natukene jõusaali ja hoian end vormis. Massaaž on põhiline trenn. Just, et kätes ju peab jõud olema. Nüüd sa lähed kohe Janisega jõusaali ja homme ju on juba Raplaga mäng, et kas sa tuled meie suure fännibussiga ka tagasi? Sooviks tulla küll, teiega on alati lõbus. Siinkohal ma arvan lõpetamegi lõbusalt ja aitäh sulle, Liisbet, ning hoia meie esindusveeskonna mehi siis hästi!
annan endast parima